Auhinnatud peakokk tuntud ülikoolis on nüüd mõrvas süüdistatav ja väidetavalt on ohvriks tema abikaasa. Mis teeb selle veel jõõvastavamaks, on see, kus see kõik aset leidis. Ja meil on politseilt olulised üksikasjad selle kohta, kuidas väidetav tapmine ja kaootiline arreteerimine aset leidsid. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Uus-Inglismaa ülikooli linna elanikud püüavad mõista, mis ülikooli linnakus üleöö juhtus seoses inimesega, keda nad pidasid oma kooli uhkuseks ja eeskujuks. Ma räägin 36-aastasest Jeffrey McDonaldist, kelle Ameerika Kulinaarföderatsioon nimetas 2025 aastal aastakokaks. Ja see on vaid üks mitmest auhinnast, mille kokk McDonald on võitnud oma kulinaarse meisterlikkuse eest Massachusettsi ülikooli Amhersti linnakus UMassis töötades kokana. Nüüd, kui teil on temast pilt kui auhinnatud koolikokast, tahan ma, et te vaataksite seda pilti. See on tema täna hommikul kohtus, nagu teatas WVLP Lääne-Massachusettsis. Ta ilmus Hampshire'i maakonna Massachusettsi kohtusse, kus talle esitati mõrvasüüdistus. Ja see pole veel kõik. Me jõuame kohe ka selle teise osa juurde. Loomulikult on iga mõrv šokeeriv ja kurb. Aga see juhtum on jõudnud pealkirjadesse, sest tundub, et tegemist on uskumatu allakäiguga. Nüüd, ülikoolide toit on paljudes koolides, olgem ausad, üsna maitsetu. See on masstoodang näljastele tudengitele. Sa ei pruugi isegi mäletada, milline toit sinu koolis oli. Aga UMassis on see teisiti. UMass valiti 9 järjestikust aastat Princeton Review parimate ülikoolitoitude nimekirjas esikohale. Nii et kui me räägime kokk McDonaldist, siis tema oli tõeline tegija köögis koolis, mis on tuntud oma tipptasemel toidukvaliteedi poolest. Ja keegi ei oodanud, et ta satub lõpuks kohtusaali mõrvasüüdistusega. See lugu on tõesti šokeeriv, ma ei saa seda piisavalt rõhutada. Ja Amherstis, Massachusettsis on kogukond praegu sõnatu. Coolil on mitmeid postitusi sotsiaalmeedias, kus McDonald on kujutatud suurte auhindade võitjana. Aga jällegi, see kuvand on nii erinev sellest, mida väidetakse politsei raportis, mille me just siin Law and Crime'is saime. Ja see raport avaldab mõned olulised üksikasjad selle kohta, kus see juhtus, kuidas väidetav mõrv aset leidis ja kuidas kahtlusalune ohvrit tundis. Ja milline näis olevat kaootiline olukord, mida politseinikud kirjeldasid, kui nad üritasid McDonaldi arreteerida. Vaatame selle üksikasjalikult üle. Ja selles juhtumis on veel palju õppida. Uurimine on alles algusjärgus. Nii et ma kutsun kohe siia Will Svilari, pensionil detektiivi komandööri, et rääkida, kuidas see uurimine võiks toimuda. Ja kuigi osa sellest võib jätta mulje, et tegemist on selge ja lihtsa juhtumiga, rääkisime natuke sellest, kuidas see ei pruugi edaspidi sellistes lugudes nii olla. Aga enne kui me selleni jõuame, tahan rääkida kõigest, mida me seni teame siin ja praegu, mis on kirjas kriminaalkaebuses, mis esitati Massachusettsi Ida-Hampshire'i ringkonna kohtusse. Nii see algabki. 22. aprillil 2026 umbes kell 19:42. UMass Amhersti politseiosakonna ametnikud ning Amhersti tuletõrjepäästjad ja parameedikud saadeti hotelli UMass tuppa 413 aadressil One Campus Center Way, Amherst, Massachusetts pärast seda, kui sinna tehti hädaabikõne numbrile 911, milles kirjeldati selles kohas toimuvat hädaolukorda. Arvestades olukorda reageerisid appi ka Hadley politseiosakonna ametnikud, see on lähedal asuv linn. Mida me juba teame? Süüdistatav selles asjas oli see prestiižne kokk UMass Amhersti ülikoolis. Ja ohver, nagu laialdaselt teatatakse, sealhulgas Boston Globe'i poolt, oli tema abikaasa. Ja ka tema töötab samas koolis. Ja politsei raportist selgub, et see juhtus hotellis, mis asub otse ülikooli linnakus. See on selline hotell, kus võib-olla sinu vanemad peatuksid lõpetamisnädalavahetusel või kui Minutemenil on jalgpalli või korvpallimäng ja sa oled fänn. Tasub märkida, et hotell UMassi haldab täielikult ülikool ise. See ei ole seotud ühegi välise ettevõttega. Enne kui ma edasi lähen, tahan ma välja tuua mõned olulised küsimused selles loos, sest pole kohe teada, kelle nimele tuba registreeriti või kes helistas numbrile 911. Ja need üksikasjad võivad selle uurimise käigus osutuda väga oluliseks. Samuti tasub märkida, et raportis öeldakse, tsiteerin,
arvestades asjaolusid, reageeris sündmusele teine politseiosakond. Nii et tekib küsimus, mida öeldi politseinikele, kui nad öösel sellesse hotelli läksid. Jätkame nüüd selle politsei raportiga. Raportis öeldakse, et politseinike saabumisel toimus nende ja mehe Jeffrey C. McDonaldi vahel vägivaldne rüselus, mille käigus J. McDonald viskas esemeid politseinike suunas ja lõi ühte UMassi politseinikku korduvalt näkku. Nüüd, tuginedes sellele politsei raportile, on see juhtum kaugel tavapärasest väljakutsest. Politseinikud võitlevad jõuliselt selle kõrgelt hinnatud ülikooli koka vastu, kes väidetavalt viskab nende pihta esemeid ja lööb isegi politseinikku korduvalt näkku. Aga see polnud kaugeltki kõik, millega esmareageerijad kokku puutusid. Nad leidsid midagi palju sünget ja traagilisemat kui see. Sisenedes tupa 413 leidsid politseinikud surnud naise, kellel olid tõsised vigastused. Arvestades naise tõsiseid vigastusi, tundus uurijatele ilmne, et need olid põhjustatud vägivaldsest rünnakust. Seega usuvad politseinikud kaebuse kohaselt, et samast hotellitõust surnuna leitud naine oli oma vigastuste põhjal langenud vägivaldse rünnaku ohvriks. Kui sa oled selles olukorras politseinik ja sul oli just väidetavalt vägivaldne kokkupuude McDonaldiga, siis paned kindlasti 2 ja 2 kokku ning järeldad, et toas 413 toimus midagi väidetavalt vägivaldset. Aga siin võtab lugu veelgi šokeerivama pöörde. J. McDonald võeti vahi alla ja viidi UMass Amhersti politseijaoskonda. Pärast seda, kui talle loeti ette Miranda õigused, rääkis J. McDonald uurijatega ning tunnistas, et oli tahtlikult oma varjatud. Ja taas, sellised väljaanded nagu Boston Globe teatasid sellest. See oli tema naine, kelle ta tappis, kasutades selleks oma käsi, jalgu ning mitmesuguseid teisi nüriesemeid. Ja et tema eesmärk oligi teda tappa. Nüüd, kriminaalkaebuses on üks sõna taas varjatud, kuid kohalikud raportid, sealhulgas Boston Globe ja Mass Live, mis kajastab Lääne Massachusettsi, ütlevad, et ohver oli tegelikult tema naine ja politsei sõnul tunnistas ta neile üles, et ta peksis oma naise tahtlikult surnuks, kasutades selleks oma käsi, jalgu ja erinevaid nüriesemeid. Nüüd, kui vaadata seda uurija vaatenurgast, siis see väidetav ütlus, mille ta andis pärast seda, kui talle tema õigused ette loeti, saab prokuröride jaoks olema väga oluline nende juhtumi ülesehitamisel. Ja esmapilgul võid ka sina sellele nii vaadata, teades, et ohver oli väidetavalt tema abikaasa ning mõelda, kas tegemist oli kirekuriteoga. Me ei tea siiski motiivi. Mitte midagi sellest pole praegu avalikustatud. Samuti pole politsei avalikustanud, kuid kohalike allikate, sealhulgas Boston Globe'i andmetel, on teada ohvri nimi. Ta on tuvastatud kui 31-aastane Emma McDonald. Ja Massachusettsi osariigi avalikult kättesaadavate andmete kohaselt oli ta 2023 aasta seisuga UMassi söögisaali juhataja. Seega tasub spekuleerida, et need 2 kohtusid esialgu ülikooli kaudu. Kui politsei raportis jägeldatakse, et Jeffrey McDonaldile esitati süüdistus esimese astme mõrvas ning samuti rünnakus ja vägivallas politseiniku vastu. Talle määrati ka eelvangistus ilma kautšonita. Liigume edasi neljapäeva 23. aprilli juurde, kui McDonaldi nähakse Ida-Hampshire'i ringkonnakohtu kohtusaalis, käed selja taga raudus tema süüdistuse ettelugemisel. Liikese istungi ajal ei tunnistanud McDonald end süüdi talle esitatud süüdistustes ning talle ei määratud kautšonit enne tõendite piisavuse arutelu. See on kavandatud 22. maiks. Enne kui me toome stuudiosse oma külalised, et rääkida veidi rohkem sellest, kuidas see uurimine võib kulgeda, peab lihtsalt mõtlema, kuidas ülikooli linnaku kogukond, Amhersti kogukond, end kõige selle suhtes tunneb ja mis väidetavalt viimase 24 tunni jooksul juhtus. Siin on, kuidas UMass Amhersti kantsler Javier Reyes sellele ametlikus avalduses reageerib, milles ta ütleb muu hulgas järgmist. Ma tahan tunnistada, et see on meie ülikooli linnaku jaoks muserdav ja sügavalt häiriv uudis. Meie mõtted on kõigi mõjutatud inimeste, sealhulgas asjaosaliste perede, sõprade ja kolleegidega. Ma mõistan ka, et täieliku teabe puudumine võib suurendada paljude inimeste ärevust, kuid see on vajalik käimasoleva uurimise terviklikkuse kaitsmiseks. Palun teadke, et tugiteenused on kõigile kättesaadavad, kes neid sel ajal vajavad. Ma julgustan teid abi otsima ning üksteisele hoolt ja ruumi pakkuma. Jagame teiega uuendusi ka edaspidi, kui ja millal see võimalik on.
Meiega liitub nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida, Chicago politseiosakonna RU läinud detektiivikomandöör Wills Vilar. Aitäh, et meiega liitusite. Tead, kui lugeda politseiraportit, siis Jeffrey McDonald olevat politsei kirjelduse järgi mitte ainult võtnud oma naise elu, vaid teinud seda eriti jõhkral moel. Väidetavalt ründas ta sündmuskohale saabunud politseinikke, lõi ühte neist näkku ja loopis nende pihta esemeid. Ja siis, kui sa võrdled seda avaliku arvamusega, sellest mehest kui auhinnatud ülikooli sööklate peakokast. Väljaspoolt vaadates ei tundu see lihtsalt loogiline. Mis sulle seni kõige rohkem silma on jäänud? Noh, kui sa räägid lähisuhte olukorrast ja sellest, kui palju vägivalda ja agressiooni sellega kaasneb, siis tuleb mõelda mõnele asjale. Üks asi, mida ma võin sulle öelda, on see, et lähisuhte olukorrast pole plahvatusohtlikumat olukorda. Sest kui sa mõtled selle peale, siis pole kedagi, kes või pole ühtegi inimest, kes tekitaks sinus rohkem kirge ja viha, kui keegi, keda sa armastad või kellest sa tõeliselt hoolid. Ja see võib minna väga halvasti, väga kiiresti. Teiseks, kui see käitumine ei ole tema iseloomule omane, siis mõtle, kas siin võib mängus olla mingi aine mõju, näiteks narkootikumid või alkohol. Sest ta käitub ka nii ja tead, ma ei tea kuidas, tead, toas on 2 inimest. Üks neist on surnud, tead, ja hotelli valvekaamera salvestis suudaks seda näidata. Aga politsei raportis seisab pärast Miranda õiguste ettelugemist, et ta tunnistab kõik üles, nii see kõlab. Ja ta tunnistab täpselt, mis juhtus. Tema tegi seda, ta kavatses seda teha. Kui sul on selline ülestunnistus õiguskaitseametnikuna, siis mida veel on vaja süüdimõistmiseks? Ja ma tean, et me oleme selle asja juures alles väga alguses. No sa pead sündmuskoha läbi töötlema nagu iga teisegi sündmuskoha puhul. Sa pead võtma proovid ohvrit, sa pead võtma proovid kurjategijalt. Küünte alt kraapimine, midagi sellist. Ma mõtlen, ilmselgelt toimus väga vägivaldne võitlus, sest keegi peksti surnuks. Aga sa pead kogu seda tõendusmaterjali läbi töötlema. Sest tead ju, ma rääkisin ainetest, narkootikumidest ja alkoholist. Kaitse võib hiljem kindlasti väita, et see ütlus ei antud vabatahtlikult, kas siis sunni tõttu või narkootikumide või alkoholi mõju all olles. Seega pead see kõik muu ka ära tegema, sa pead ülejäänud juhtumi ära lahendama ja füüsilised tõendid on väga olulised. Ja me ei tea, mis tal tol hetkel organismis oli, me ei tea, mis selle olukorrani viis, me ei tea, mis nende eludes toimus. Ma mõtlen, et väljaspoolt vaadates tundub küll, et vähemalt temal oli kõik hästi. Me ei tea praegu temast eriti palju, aga vähemalt paistis, et tal läks elus paljuski hästi. Aga kui sa, ja siin läheb asi veel tõsisemaks, ma mõtlen, nad räägivad sellest, kuidas ta kasutas oma käsi ja jalgu, et väidetavalt oma naist peksta ning kasutas väidetavalt ka toas olnud esemeid, et oma naist peksta. See tähendab, et tegemist oli täiesti jõhkra surmaga, vähemalt politsei kirjelduste põhjal. Mis see on? Kuidas see surmaviis mõjutab teie uurimist ja seda, kuidas te püüate kokku panna, mis juhtus? Ma mõtlen, et teie süüdistuses räägite vägivallast ja asjaoludest. Teate küll, kui me näeme nüri jõu põhjustatud vigastusi, mis viivad surmani, siis mõnikord mõtleme autoõnnetustele. Aga autoõnnetus on üks sündmus, kus toimub väga katastroofiline juhtum ja sa saad surma. Või siis on nii, et osa sinu organitest või pea või midagi saab tugevalt viga. Peksmise puhul on tegemist mitmete korduvate vigastustega ja te peate selle oma süüdistuses ja kohtuasjas välja tooma, et näidata vägivalla taset. Autoõnnetus on üks asi, hoones kukkumine on üks asi, aga peksmine, mis sind tapab, on hoopis teine asi ja see näeb täiesti teistsugune välja. Seega on väga oluline, et te selgitate täpselt, kuidas see juhtus. Sest teine osa sellest on see, et kui politsei saabub, siis on kohal UMassi politsei ja lähedal asuva Hadley linna politsei. Nad saabuvad ja ma lihtsalt vaatan siin politsei raportit. Tiit, mida nad väidavad, et Jeffrey McDonald tegi, on see, et ta hakkas väidetavalt neid ründama, lõi politseiniku näkku, viskas esemeid politseiniku suunas. Kuidas see mõjutab seda uurimist, kus lisaks sellele, et teil on tegemist selle vägivaldse surmaga toas, seisab ta silmitsi ka süüdistustega politseiniku ründamises ja kehalises väärkohtlemises? No see ongi täiendav süüdistus, täpselt nii. Esitate kõik asjakohased süüdistused ja raskendatud kehaline väärkohtlemine politseiniku suhtes, rünnak politseiniku vastu, kuidas iganes nad seda seal nimetavad. Sa kindlasti lisad selle süüdistuse, sest see näitab tema meeleseisundit ja seda, kuidas ta käitus, kui sa kohale jõudsid. Nüüd teine pool sellest on see, et kui kaitse suudab näidata, et see on täiesti tema iseloomule vastupidine, siis nad kasutavad seda. Näiteks, kuulge, see mees on rahulik, me ei tea, mis juhtus. See võis olla, nagu me varem rääkisime. Me ei tea, sest toksikoloogilised tulemused pole veel tagasi. See võis olla narkootikumid, alkohol või midagi muud. Nii et me kasutame seda, aga ka kaitse kasutab seda kui iseloomu kõrvalekallet.
jah, siin on lõik tema väidetava ülestunnistuse kohta. Sa tead, McDonald rääkis uurijatega, mille käigus ta tunnistas, et oli tahtlikult peksnud oma naise surnuks, kasutades selleks oma käsi, jalgu ning mitmesuguseid muid tömpeesemeid. Ja et tema eesmärk oligi teda sellega tappa. Kui toksikoloogia tulemused näitavad, et seal ei olnud midagi erilist, siis võib kaitse öelda, et tegemist oli vaimse tervise probleemiga. Tema organismis olid narkootikumid ja me ei tea sellest midagi. Jällegi, lihtsalt selgituseks, aga oletame, et midagi sellist ei ilmne. Ja see on tema ülestunnistus. Mida veel oleks praeguses olukorras vaja? Kui sul on selline raudkindel ülestunnistus, siis mida kaitse üldse teha saab? Milliseid kaitsetaktikaid oled näinud advokaatidel kasutamas, kui neil on midagi sellist vastas? Nad ründavad alati arreteerimise alust. Nad ründavad alati ütluse vabatahtlikkust. Sellise ütluse saamiseks on paar võimalust. Kui sa astud ruumi ja ta vaidleb sinuga ning paiskab kõik selle välja ilma, et sa oleksid midagi küsinud, siis seda nimetatakse spontaanseks ütluseks. Ja sa võid tal rääkida lasta, aga kui sa hakkad küsima küsimusi selle kohta, mis juhtus, siis peab Miranda hoiatus olema antud. Ja kui ta annab ütluse pärast Miranda hoiatust ning ma kujutan ette, et suur osa sellest on kehakaameraga salvestatud, kui mitte kõik, siis on see kaitsjale suur takistus, millest üle saada, kuid nad hakkavad kindlasti vaidlustama ütluse vabatahtlikkust ülestunnistuse puhul. Ja ma olen kindel, et sa oled oma karjääri jooksul kahjuks töötanud paljude lähisuhte tapmisjuhtumitega. Ma mõtlen, kui tihti on nii, et paaril tundub kõik hästi minevat. Ja jälle, me ei tea praegu temast palju, aga vähemalt tema kohta teame, et tal oli, kui sa töötad ülikooli sööklas, siis tundub, et ta oli seal tõeline tegija. Vähemalt kokana, aga siis oli tal väidetavalt ka see teine pool, kus ta oleks võimeline midagi sellist tegema. Kui tihti on sellistes perevägivalla juhtumites täielik vastandlikkus selle vahel, millised nad on avalikkuse ees ja selle vahel, mis lõpuks juhtub, nagu näiteks selles juhtumis hotellitoas kolmapäeva õhtul. Ma ütlen sulle seda. Sa ei näe kunagi, et keegi tapetakse juba esimesel korral, kui tekib pereprobleem või kodune tüli. Tavaliselt on sellel mingi ajalugu. Nüüd, kas sellest teatatakse või mitte, keegi teine teab sellest. Kui on olemas perevägivalla ajalugu, siis kas sellest on varem politseile teatatud või on naine sellest rääkinud pereliikmetele või sõpradele? Väga harva juhtub, et keegi lihtsalt kaotab enesevalitsuse ja sooritab mõrva juba esimesel korral, kui ta kedagi lähisuhtes ründab. Seda öeldes peame tunnistama, et meil pole aimugi, mis toimub teiste inimeste kodudes. Meie väline kuvand võib olla täiesti erinev sellest, mis nende kodus tegelikult toimub. Miet. On Haroldane, et see on esimene kord, mis on nii vägivaldne. Ma arvan, et kui nad hakkavad pereliikmetega rääkima, selgub, et on olnud mingi perevägivalla ajalugu. Kus sa alustad, kui asi on selles, et ta on vahi all, sul on see ülestunnistus. See ei ole selline juhtum, kus peaks välja selgitama, kes tegi, vaid sa üritad aru saada, mis nende elus toimus. Kas siin on mingi rahaline probleem mängus? Kas siin on mingi muu dünaamika? Kus sa üldse alustad nende elu kokkupanemist? Tead, kui sa alustad ülestunnistusest ja inimesest, kes on vahi all ja kõik on kohe olemas, siis tuleb lihtsalt hakata otsast tagasi minema. Olgu, meil on ülestunnistus, me teame, et tema tegi seda. See pole mingi mõistatus, me teame, et tema tegi seda. Kas sa lähed motiivi juurde? Jah, sa lähed motiivi juurde. Ma mõtlen, sa püüad aru saada, miks ta seda tegi. Aga sinu süüdistuses, politseinikuna ja detektiivina ning inimesena, kes arreteeris, et juhtum lahendada, ei ole motiiv mõnikord tegelikult oluline. Ja ma tean, et see võib kõlada veidralt, aga mõnikord on kõik sündmused, mis sellele eelnevad, osa juhtumist. Aga kui sul on selline selge juhtum, kus keegi teine seda ei teinud, 2 inimest toas ja 1 tunnistab üles, uurija seisukohast on sul tugev juhtum. Kui sa oled üldse midagi väärt, siis sa lähed sisse ja paned oma seletusse võimalikud motiivid, sest see kõik tuleb kohtus välja. Aga tead, me peame hoiduma sellest, et lihtsalt kiiresti, juhtum on tehtud järgmise juurde. Sa pead natuke sügavamale kaevuma. Kui asi puudutab ja ma ei tea, mis tema vaimse tervise olukord on, aga on aegu, kus keegi tead ja ma räägin praegu üldiselt. Võib-olla tal on depressioon, võib-olla tal on ärevus, võib-olla tal on mingi vaimse tervise probleem, millele on diagnoos pandud. Aga siis mõtled kaitsele ja on olemas näiteks süüdimatuse kaitse või kirehoos toime pandud teo kaitse. Mõned neist kaitsetest tulevad mängu. Kuidas see vaimse tervise osa siia sobitub, teades, et ta oli ainus teine inimene toas ja tal on, kui see ülestunnistus läbi läheb, siis on ka see olemas. Kuidas see mängu tuleb, kui mõned kaitseadvokaadid püüavad uurimisse auke leida, mida keegi sinusugune sellise juhtumi uurimisse paneks? Nii et selles konkreetses juhtumis on uurimisse raske auke leida.
mida nad peavad tegema ja tõendamiskohustus lasub loomulikult süüdistajal, kes peab tõestama, et see inimene pani mõrva toime ilma põhjendatud kahtluseta. Kaitse peab püüdma esile tuua leevendavaid asjaolusid. Teisisõnu, kuidas saaksime selle esimese astme mõrvast viia võib-olla teise astme mõrvani, näiteks äkilise ja tugeva kire tõttu, või kasutada süüdimatuse või ajutise süüdimatuse väidet, et karistust leevendada. See ei vabanda seda tegu. Okei, ma mõtlen ilmselgelt sa ei ole täielikult hull, sest sul on töökoht või sa juhid kööki, sa oled kokk. Aga äkiline ja tugev kirg, sellega nad üritavad vähendada esimese astme mõrvasüüdistust. See ongi see, mida nad teevad. Nad ei hakka vaimse haigusega välja tulema ega muu sellisega. Ma tean, see on levinud ja seda tuleb arvestada, aga see ei vabanda sellist käitumist. Kaitse üritab lihtsalt leevendada seda jõhkrat esimese astme mõrvasüüdistust, millega teda süüdistatakse või juba on süüdistatud. Ja ma tean, et võrreldes mõrvaga on kallaletung politseiametnikule tõsine süüdistus. Aga siis mõtled sellele, milles teda selles hotellitoas süüdistatakse. Kuidas see mõjutab? Kui ta saab mõrvasüüdistuse eest eluaegse vanglakaristuse ja siis on veel see kallaletungi süüdistus, siis kuidas see mõjutab seda, kuidas juhtum edasi liigub? Sest ma olen kindel, et seal oli kehakaamera salvestis. Seal on olemas hotelli valvekaamera video. Sul on politseiniku ütlused. Higi sai väidetavalt russikaga näkku, vähemalt politsei sõnul. Kuidas see osa sellest mõjutab kogu juhtumi kulgu, eeldades, et ta mõistetakse süüdi mõrvas, mille ta väidetavalt juba üles tunnistas, vähemalt politsei dokumentide kohaselt? Miks see osa sellest tegelikult oluline on, peale selle, et see on lihtsalt veel üks süüdistus, mis võiks karistusele mõned aastad juurde lisada? Las ma küsin siis nii. Mis juhtub, kui ta mõistetakse õigeks? Ja nüüd sai esita neid toetavaid süüdistusi raskendatud kehavigastuse ja muu sellise kohta. Ta kõnnib uksest välja. Ma ei tea, mis see kaasa toob. See võib tähendada 3–5 aasta pikkust vanglakaristust, halb maine politseile. Aga mis siis, kui ta mõrvasüüdistusest pääseb? Või kui on mõni selline juhtum, mis siis, kui nad pääsevad mõrvasüüdistusest või lepivad selle ümber tapmise süüdistuseks? Sa pead lisama need teised süüdistused, et saaksid karistuse karmistamist rakendada. Mis sulle veel silma jäi? Sest osa minust mõtles, et okei, nad on selles ülikoolilinnaku hotellis, kus tavaliselt peatuvad näiteks vanemad lõpetamisnädalavahetusel või kui UMass'il on korvpalli või jalgpallimäng, siis võib-olla fännid peatuvad seal ülikoolilinnakus. Aga see on tead, nad töötavad seal või tema töötab selles koolis. Nad elavad Wolverhamptonis, mis minu arvates on umbes 20 minuti kaugusel. Ja on kolmapäeva õhtu. Nagu, miks nad on, tead, see oli nagu minu küsimus, et miks see paar peatub selles hotellis kolmapäeva õhtul? No. Chris, see on tõesti hea küsimus. Siin on veel üks osa sellest küsimusest. Kelle hotellituba see oli? Kes rentis selle toa? Kas see võiks olla juhtum, kus, ja jälle, ma ei taha ohvrit süüdistada. Ma ei taha öelda, et see nii juhtus, aga kas see võiks olla juhtum, kus tema tuleb sisse ja leiab ta olukorrast, kus ta ei peaks olema? Kelle hotellituba see on? Kes rentis selle hotellitoa kolmapäeva õhtul? Jah, ja mis see siis on? Tead, see on ka osa sellest. Politsei ei ole, tead, see viibki selle politsei raporti juurde, mis on väga otsekohene. Ma mõtlen, sellel on kindlasti väga häirivaid üksikasju selle kohta, kuidas ta väidetavalt tappis oma naise ja väidetavalt ründas pärast seda politseinikke. Aga me ei kuule siin eriti palju asjaoludest. Me teame, et selle konkreetse hotellitoa kohta tehti ka kõne hädaabinumbrile 911. Ja küsimus on, kes selle kõne tegi? Kas see oli keegi, eriti arvestades, et nad olid 4. korrusel? See ei ole nagu foyer, kus võiks olla administraator, kes võiks seda kuulda, vaid küsimus on, kes tegi selle kõne hädaabinumbrile 911, mis tõi kohale politseinikud. Ja mitte ainult paar politseinikku, seal olid ka UMass'i politseinikud. Mitmed osakonnad reageerisid sellele. See tundub ka suur küsimus. Noh, ma lugesin ühest selle kohta avaldatud teatest, et nad reageerisid mõrvateatele, mitte korrarikkumise teatele, vaid mõrvateatele. Nii et kui see tõesti oli nii, nagu teade välja tuli, me ei tea seda, aga kui see tõesti oli nii, siis keegi teadis midagi. Võib-olla tegi tema selle kõne. Õige. Ja ma arvan, et see oli ka nii, ma mõtlen, et see oli ikkagi midagi sellist, kus nad saatsid välja, ma nägin selle kohta kohalikus uudises artiklit, et nad saatsid ülikooli linnakule hoiatuse. Nii et see polnud lihtsalt midagi sellist, et keegi baaris oli võib-olla liiga palju joonud ja siis äkki oli nii, et kutsume paar politseinikku, et nad ta sealt ära viiksid. Tundub, et see oli algusest peale üsna tõsine asi. Mida sa arvestad, kui sa kirjutad seda politsei raportit? Noh, ja ma arvan, et mingis mõttes on see ka see, kui palju infot sa sellel hetkel üldsusele avaldad. Aga mis mõjutab seda otsust, et kas ma panen kirja ainult põhilise info, selle, mida me praegu teame, või toon välja ka selle, kes helistas 911?
see on see, keda me nägime ja rohkem detaile sellest, mida me sündmuskohale jõudes märkasime. nii see töötabki. meil Chicagos käis see nii, meie tegime seda nii. Esimesena reageerinud politseinik kirjutab algse juhtumiraporti. Kes, mis, millal, kus, miks. Mitte palju rohkemat kui see. Uurijad tulevad kohale ja panevad kogu oma uurimise täiendavasse raportisse. Nüüd, vahe arreteerimisraporti ja juhtumiraporti vahel on see, et juhtumiraport räägib loo. Arreteerimisraportis esitad lihtsalt oma tõendid, mis toetavad süüdistusi, mida sa sinna arreteerimisraportisse paned. Sel päeval ja kuupäeval arreteeriti see ja see isik pärast seda, kui ta tunnistas üles mõrva toimepanemise või mida iganes ta tegi, näiteks peksmise. See ongi see, mida sa paned oma arreteerimisraportisse. Põhjendused, mis toetavad arreteerimist ja süüdistusi, mida sa arreteerimisraportisse kirja paned. Jutumiaruanne esimeselt reageerijalt. Kes, mis, kus, millal, miks. Kõik, mida sa tead. Detektiivid tulevad kohale ja sinna paned kogu loo kirja. Ja me näeme, mis saab. Ma mõtlen, väga kurb juhtum. Ma mõtlen lihtsalt tead, see on kokandusmaailmas küll ränk maine langus. Aga üks naine kaotab oma elu kohutaval moel. Ja me näeme mõningaid üksikasju, kui need välja tulevad üsna varakult. Nagu sa tead, salvestame seda kohe pärast seda, kui ta esitati kohtu ette Hampshire'i maakonnas, Massachusettsis. Wills Villar, pensionil detektiivkomandor Chicago politseiosakonnast. Alati on tore sind Law and Crime'is näha. Aitäh, et meiega liitusid. Aitäh, et mind kutsusid, Chris. See oli Creek, Law and Crime'i poolt esitatud juhtumi kohta. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti striimime ka Peacock'is. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.